ja tere kuulama ja tere vaatama. Selles videos ma tahan rääkida teile täna lähemalt sellisest seadmest nagu Rodecaster Pro. Rodecaster Pro on selline nimetus, mida enamus, kes tegelevad podcastindusega, on suure tõenäosusega kuulnud. Jah, just nimelt see on podcasteri pult. Tänases videos räägime sellest, kõigepealt vaatame üle, mis siin puldi peal üldse saadaval on, siis räägime üle, kellele see pult on mõeldud, siis räägime 2 stsenaariumist, keerulisem ja lihtsam, ja siis lõpuks vaatame üle selle, et kuidas siis selle lihtsama stsenaariumi järgi nii-öelda salvestame ja laseme siit MP3 faili välja, et kuidas selle stsenaariumiga siis podcasti salvestada. Nii, ja lähme siis oma teemadega vaikselt minema. Nagu te tähele panite, ma tegin sellise hästi nagu siukse Sky Plusiliku alguse või oli nagu Sky Plusilik või kuidas teile tundus? Siis ma olen seda pulti nüüd paar päeva näppinud ja uurinud ja vaadanud minu väga paljudel klientidel ja tuttavatel on see pult olemas ja ma tahtsin ise seda väga vaadata sellepärast, et ma tahan esiteks olla abiks nendele oma klientidele, kellel on see pult olemas. Teiseks ma tahan ise ka teada saada ja uurida ja mis on selle puldi fenomen ja mille jaoks see pult täpsemalt ette nähtud on. Ma olen seda pulti mõned korrad kasutanud kusagil raadiostuudios, kus ma olen saadet teinud, aga ikkagi ma ütlen siia juurde ära ka sellise asja, et see ei ole siis sponsoreeritud saade. Selle puldi andis mulle proovida ProGear ja äge on ju. Suur tänu ProGearile sellepärast, et ProGear andis mulle sellise võimaluse, et ma saaksin seda pulti proovida ja kohe mitu päeva, et see pult on päris kallis, ta maksab umbes 500 eurot ja mina endale seda võib-olla isegi ei ostaks, sest minu jaoks jääb ta võib-olla natukene lahjaks või tegelikult oleks kui hea, et ta on, aga kui on mu ainukesed 500 euri, mida ma kasutada saan ja see on podcasti jaoks, siis võib-olla mina seda endale ei ostaks, sellepärast, et minule meeldib podcasti töödelda arvutis. Aga kellele ta siis mõeldud on? Kellele see pult on mõeldud? Nüüd, kui ma seda puldi tegijaid vaatan ja mõtlen kõik need asju, mis siin puldi peal on, siis võib-olla ta on mõeldud sellistele lihtsamatele inimestele või sööstele, kes lihtsalt tahavad hakata podcasti tegema, ise kunagi pole helitöötlusega tegelenud ja ostavad selle puldi, siis ta tegelikult päris nendele ei ole mõeldud. Kui ma vaatan nüüd kogenemaid helimehi, kes on tegelenud helitöötlusega, kes on tegelenud kõikide pultide seadmetega, igasuguste efektide, särkide, värkide, asjadega, kes oskavad heli töödelda, kes teavad sellest nii mõndagi, siis nende jaoks jääb ta ilmselt lahjaks, sest siin ei saa asju nagu lõpuni ise ma ei tea, kruttida. Nii et see pult on ette nähtud nendele, kes kas on juba natukene midagi teinud, näiteks podcasti või helitöötlust, või siis nendele päris algajatele, kes saavad selle puldi ja õpivad seda pulti kasutama. Saate esimene nipp ongi see, selleks, et seda pulti kasutada, sa pead selle puldiga töötama õppima, sellepärast, et nii nagu ma siin neid helisi panin, siis see tundub kõik nii lihtne, aga tegelikult see ei ole, et see on päris paras siuke manageerimine. Kui ma kujutan ette, et mul on siin veel 3 inimest, kes on minu nagu saates või episoodis, siis tegelikult on päris suur selline, kuidas ma ütlen, nagu žonglöörimine, et seda kõike nagu sujuvalt teha nii, et vahet pole, kas sa oled algaja või oled sa natukene kogenum või oled sa päris kogenud helimees, kes tuleb panema oma ettevõttes seda podcasti tuppa, seda podcasti tehnikat püsti, siis igal juhul sa pead selle puldiga töötamist nagu harjutama, treenima, kuskohast midagi tuleb, et see kõik tuleks sul kiiresti, tuleks kergemini. Nii et ta on mõeldud siuksele lihtsamale kasutajale, kes siis harjutab või siis keskmiste oskuste kasutajale, kes on natuke midagi teinud või siis kes võib-olla eriti ei viitsi jamada mingi helitöötlusega. Ma arvan, et see põhiline sihtgrupp ongi kusagil seal. Nii et kui sa oled algaja, siis jumala eest, kui sa nüüd said aru, et see ei ole sulle mõeldud, siis jumala eest see on sulle mõeldud, aga sa lihtsalt pead harjuma selle keerulise ja huvitava ja põneva tööriistaga töötama. Nüüd siia vahele ma räägin ära need 2 stsenaariumit ja need stsenaariumid on minu enda poolt välja pakutud ja ma mõtlesin nende variantide peale just siis, kui ma selle puldiga nagu tutvust tegin, et mida see puldi tegija võis mõelda, et kuidas seda pulti võiks kasutada. Neid kusagil manuaalis nagu kirjas ei ole, aga ma pidasin silmas siis podcasti salvestamise stsenaariumit, sellepärast, et sellel puldil on veel väga palju muid kasutusvõimalusi. Esimene on siis lihtsam, see käib niimoodi.
sul on pult paigas, enam-vähem on kõik efektid, asjad paika pandud. Inimesed tulevad, istuvad, võtavad oma kohad sisse, siis sa paned kõik helid paika ja räägite podcasti episoodi juttu. Episoodi tegemise ajal sa kasutad helisid, väga valvsalt jälgid nivoosid, et nivood peavad kõik paigas olema, et ei läheks liiga valjuks mõni vajub ära, näiteks hakkab vaiksemalt rääkima, siis sätid kohe ära, lükkad nagu valjemaks. Ja siis, kui episood on valmis, siis ühendad selle puldi arvutiga ja kas siis sellest puldist või siis arvutist valid, et mismoodi ta siis ekspordib selle valmis ühe faili. Sellisel puhul on siis, sa ei võta mitte mitu rida igat rääkijat eraldi reale, vaid sul on ainult üks stereofail. Teine stsenaarium on siis selline, et samamoodi sul on pult paigas, aga nüüd sa ühendad puldi juba arvutiga ja salvestavaks meediumiks on siis arvuti puldi sisse. Sa võid salvestada, aga sa ei pea salvestama üldse puldi sisse. Või siis sa võid salvestada puldi sisse SD-kettale, sellele mini SD-kaardile, aga mitmerealisena. Minul on palju lihtsam salvestada arvutisse, sest arvutid on tänapäeval juba nii väiksed ja lihtsad ja võimsad, et ei ole nagu vajadust kasutada mingisugust topelt salvestamist. Nii, sa ühendad selle puldi siis arvutiga ja inimesed tulevad kohale, istuvad maha, sa paned hääled paika samamoodi, tuleb iga mikrofon paika panna, aga siis seda mingisuguseid efekte ega siukseid asju peaaegu, et ei olegi vajadust peale panna. Kompressorit võib-olla õite vähe võib peale panna, sellepärast, et ta aitab natuke neid nivoosid hoida. Aga nüüd sa kasutad episoodi salvestamise ajal samamoodi neid heliefekte, taustahelisid, kui sa tahad, samamoodi võid eelsalvestatud intervjuusid kasutada. Ja nüüd, kui episoodi jutud said räägitud, siis sul on olemas arvutis selle episoodi kõikide rääkijate read eraldi, ühes failis koos, aga eraldi ridadel ja samamoodi heliefektid, samamoodi võimalikud, kui sa telefoni kõnet võtsid sisse ja peale siis episoodi lõppu sa lähed koju või oledki siis juba kodus või stuudios või kus iganes ja töötled selle episoodi failid ära. Ja see käib loomulikult ühes projektis, ühes selles tarkvaras, aga sellisel puhul ei ole episoodi salvestamise ajal nii hirmsasti täpselt vaja hoida neid nivoosid, sellepärast, et sa saad nende nivoodega ka pärast tegutseda. Et see on võib-olla mõnes mõttes keerulisem, aga teises mõttes jälle lihtsam. Nüüd vaatame üle selle, et mis siin puldi peal üleüldse on. Siinpool on siis 8 helipäädi, mis tähendab seda, et saab selliseid helisid, igasugused, need on nüüd siia tehase poolt sisse pandud helid ja need on siis sees, aga samas kui siit vajutada ja minna teisele pangale, siis saab siia teisele pangale panna aga helisid, need peavad olema nagu wave formaadis, WAV vormingus helid, nii et heli.wav peab olema ja siis saab need siia laadida, muidu ta ei pidavat üldse seda omaks võtma. MP3 siis ja panna väidetavalt ei saa, aga mida saab teha? Siin saab teha seda, et siin on olemas mobiiltelefoni ühenduvus 2 moodi ja lisaks veel Bluetoothi ühendus, nii et siia saab nagu igast muud moodi nagu taustahelisid külge panna, näiteks sellist. Läkski valesti, jah? See võiks näiteks taustaks käia kogu aeg, eks ole? Tänu nendele helitükkidele, see on juba üks esimene märk, et see ei ole lihtsalt pult, sest pult on see, kus sa paned hästi palju neid helisisendeid sisse ja siis muudkui aga nagu salvestad. See on helimängija, sampler, ma ei tea, bad launcher või kuidas seda nimetatakse. Ühesõnaga, siin on või see heli mängimise funktsioon on sees ja see eristab seda tavalisest puldist, kus võib-olla selliseid asju üldse sees ei ole. Teine suur asi, mis siin sees on 4 kõrvaklapi auku, ehk siis sul peab olema, kui sul on näiteks 3 külalist ja üks, sina oled siis see host, eks ole, saatejuht, siis sa annad, sul on 4 paari kõrvaklappe, et endale 3 tükki annad siis oma külalistele niimoodi, et kui nad räägivad ja kuna nad näiteks lähevad sellest
kõrvaklapid lähevad mikrofonist kaugemale natukene, et siis nad nagu kohe kuulevad või vaatavad näiteks Tauno vaatab Vallo otsa ja Vallo vaatab Tauno otsa ja siis see heli teeb nagu niimoodi, et noh, siis nad nagu ise nagu kuulevad seda koheselt ja siin saab nagu iga kõrvaklapi helitugevust saab eraldi reguleerida ja see on üks fantastiline asi, sest tegelikult siin sees on 4 kõrvaklapi võimendit. Kui te midagi teate kõrvaklapi võimenditest, siis siuke asi tuleb tavaliselt juurde osta ja see maksab raha, vähemalt 100 € ma pakun. Ma ei ole kursis spetsiaalselt nende kõikide pakkumistega, aga ma arvan, et umbes siuke summa võiks minna, nii et siin see pult maksab ise 500 €, nii et siin on see funktsionaalsus täiesti sees olemas. Nüüd on siis erinevad ühendused. Kõigepealt siis USB ühendus. Mille jaoks ette nähtud on? Selle puldiga saab olla ise Zoomi vestluses, Zoomi koolituses, osaleda Zoomis ja nüüd Zoomi te saate lasta kõiki neid samu helisid, te saate võtta kõnesid sisse Zoomi, nii et tegelikult Zoomis saab sellega teha omamoodi sihukest laivi, saab mängida muusikat, saab rääkida juttu, saab võtta külalisi, saab võtta telefoni helistajat, saab lasta telefonist muusikat, nii et see on nagu päris huvitav variant, kas pole? Ja see oli siis nüüd USB-ga tuleb ühendada siis USB kaabliga, mis on siin see USB-C ots on siin ja teine ots läheb siis arvutisse ja siis Zoom tunneb ära kohe, et Rodecaster Pro pult on ja sa saad seda valida audio device'iks. Teine võimalus on siis mobiiltelefon ja läbi juhtme. See käib nüüd niimoodi, et sul on see TRRS juhe ja üks ots läheb siis siia pulti ja teine ots läheb siis telefoni sisse. Siis siia auku läheb teine ots, nii et siis saab seda nagu kohe kasutada. Põhimõtteliselt sama funktsioon, et sa saad sisse helistada, ta töötab samamoodi. Ja kolmas ühendus, kuidas ühendada siis erinevaid seadmeid on siis Bluetooth. Bluetoothiga saab ilmselt võib-olla ka mingisugused muid seadmed, ma tõesti ei tea seda, aga ta on ikkagi mõeldud telefoniga ühendumiseks ja siin on siis meie väikene selline katsetus, et kuidas näeb siis välja telefoni kõne vastuvõtmine Bluetoothiga ühendatud telefoniga otse eetris. Tere Mairi, Uku siin jälle tülitab sind sellepärast, et ma oma Rodecaster Pro puldiga proovin sellist võimalust, kus siis on Bluetoothiga ühendatud ära minu telefon. Kuidas sa mind kuuled? Ma kuulen sind väga hästi. Ja kus sa ise praegult nagu viibid või mida sa teed praegult üldse? Ma tulin siia Maxi Marketisse korra, et ma mõtlesin, et ma lähen vaatan, kas ma saan selle ema basseinile katte. Okei. Kuule, aga head poodlemist sulle ja aitäh ja palun vabandust, et ma sind nii palju tüütan, aga see pult on lihtsalt nii hea. Tšau. Tšau. Ühendamine ise on tegelikult väga lihtne, lihtsalt vajutad see nupu peale, ta ütleb, et nüüd on see pult nagu Bluetoothile nähtav, siis võtad telefoni, paaritad ta ära ja see protsess on jumala lihtne tegelikult ja muideks telefonis saab siia lasta ka muusikat, nii et siia saaks lasta näiteks mingisugust taustamuusikat, mul praegult ei ole sihukest vallalist telefoni, kus ma saaksin seda kasutada, aga need võimalused eristavad seda juba tavalisest puldist, et see ei ole tegelikult tavaline pult, see on mingisugune väike raadiosaatejaam või on ta nagu väike podcasteri töölaud või midagi sellist. Nii, siin on 4 kanalit. Iga kanal, mina olen nüüd esimesel kanalil, praegu ma salvestan seda sama juttu, mida te kuulete, 4 mikrofoni ja see on tegelikult juba väga suur asi, sest tegelikult ega üle 4 inimese ühte podcasti väga ei mahu või kui mahub, siis see on ikkagi päris suur žonglöörimine, kuidas need 4 inimest nagu, kuidas see 4 inimesega, 4 külalisega saade näiteks ära juhtida pluss 1 saatejuht, et see on päris suur, nii et 4 inimest kokku, see ongi täpselt paras hulk ja need on siin XLR ühendused, nii et ainult XLR ühendused, ainult professionaalsed mikrofonid, see mul on siin AKG B120, kes teab seda, siis see on siuke keskmine madal siuke mikrofon, ei loeta mingiks väga heaks, aga pole ka mitte kõige kehvem, nii et see on siuke keskmine, maksab umbes 100 €. Aga muideks need, kes planeerivad siia mikrofone osta, siis ma kindlasti soovitan osta Rode podcasti mikrofonid, spetsiaalsed dünaamilised mikrofonid, nende jaoks on siin kohe settingud olemas, need aga varsti vaatame. Siis siin on siis display olemas ja muideks see on puutetundlik display. Nüüd siin peal mul on selline kile ja ma ei taha seda ära võtta, sest see on poest toodud pult, ma pean selle tagasi viima Pro Gear'i, aga ma nii kangesti tahaksin seda siit ära tõmmata. Ühesõnaga, siit näiteks alla tõmmata, siis tuleb mingi muu ekraan lahti, aga see on väga kihvtilt tehtud. Näiteks
kui ma tahan number 2 kanalil olevale mikrofoni inimest, kes räägib sinna mikrofoni, kui ma näiteks tahan teda, ütleme nii, timmida seda mikrofoni, siis ma vajutan siia peale, nüüd tulevad siit kõik kohe settingud välja. Eks ole, nüüd ma saaksin neid kõiki settinguid, eks ole, muuta, audio processing, siis saaks kõik asjad paika panna. Ehk siis siin selle display peal on kogu see nii-öelda tarkvara juhtimine ja selle puldi sees on sellised efektid nagu kompressor, mis on väga kasulik, DSR, samuti väga kasulik gate filter, mis teeb siis seda, et kui sa oled vait, et siis ta nagu paneb nagu täieliku vaikuse. Mulle see ei meeldi ja see ei tööta päris hästi ja natuke aja pärast räägime sellest. Siis on siin olemas ka exciter ja madalate sageduste nagu selline võimendaja, mis teeb sükse eriti raadiohääle. Järgmises videos ma loodan seda kajastada ja näidata, kuidas see efekt täpsemalt töötab, aga igal juhul kõik need efektid on sees olemas ja nagu te näete, ei mingit kaja, ei mingit koorust, ei mingit saatanlikku häält ega mitte midagi sellist ega jumalikku kaja, eks ole, ega Grand Canyoni kaja ega mitte midagi sükest, vaid ainult vajalikud efektid. Kuigi kui mina seda kasutaks, siis tegelikult mina kasutaksin puldi puhul ainult ilma mingite efektideta, ainult kompressori ja DSR-i paneks peale 2 asja, rohkem mitte midagi. Igal juhul, kui siia nupu peale vajutada, siis saab kohe nagu näppida ja kohe vaatame seda asja lähemalt, aga nüüd ma räägin veel sellest puldist, nagu te näete, see pult on nagu päris sükene kihvt või ta näeb sükene nagu professionaalne tööriist, aga samas süke laheda disainiga tööriist näeb välja, et ta on päris äge, et ta ei näe välja nagu mingisugune tuumalõhkepea, ma ei tea, kontrollseadeldis või ta on ikkagi nagu inimeste jaoks tehtud tööriist, kus on suured nupud, suur display, suured numbrid jooksevad siin ja edasi. Nii, aga vaatame läbi siis, et nüüd 4 inimest tuli laua taha, sina oled üks nendest ja nüüd sina oled see host ja sina pead nüüd paika panema 4 inimest nende iga mikrofonid ära seadistama ja seda tuleb teha iga kord, kui sul on erinevad inimesed, sellepärast üks võib olla naine, teine võib olla mees, üks võib olla kõva häälega, teine võib olla vaikse häälega, sa pead need enne paika panema. Ma enda kanali näitel teen selle ära. Nii, kõigepealt vajutad siia nupule, kõigepealt paned paika siis tooni. Kõigepealt, kas ta on naisterahvas, siis paned high, kui on niisugune keskmine inimene, nagu mina näiteks praegult räägin, siis on medium ja kui on madala häälega meesterahvas, siis paned deep. Mina panen praegu keskmise peale. See tuleb ära panna, nägite 3 nuppu, eks ole, strength, kui kõvasti inimene räägib, minul on siis strong, sellepärast et mina räägin päris tugeva häälega. Keskmise häälega rääkiv inimene on siis see keskmine ja vaiksema häälega inimene, näete, minu hääl läks kohe natuke valjemaks. Kui inimene räägib sükse vaikse häälega, siis tal peabki olema nagu see sükene puldisisene juba, pult juba nagu tuleb sulle natuke vastu, ta teeb selle inimese häält natukene valjemaks. Mina panen strong peale tagasi, sellepärast et minu hääl läheb kohati kole valjuks. Nii, ja nüüd te vaatate, et kas te tahate talle ka mingisugused efekti peale. Kompressor võiks olla kõigil kogu aeg peale, DSR võiks olla kõigil kogu aeg peale. High pass filter, mille jaoks seda vaja on, kui näiteks kõrval ruumis on üks aeroobika mingi siuke asi käib umbes, siis sa paned selle high pass filtri peale, ta võtab need kõige madalamad toonid ära või siis näiteks kui mingi müdin või mürin või siuksed alla 6-70 hertsi, sest neid seal inimese häälematerjali nii madalates sagedustes ei ole. Seda mul praegu peale ei ole, seda ei ole vaja. Noise gate, see on nüüd see funktsioon, mis on siis, kui ma ei räägi, siis on nagu täielik vaikus. Mina seda ei taha, sellepärast, et kipub neid sõna lõppe ära võtma. Jah, öeldakse küll, ma uurisin selle kohta ja vaatasin videosi, et ka teised on hädas sellega. Öeldakse üle, et sa pead seda õigesti timmima, aga ma ei tea, mina ei ole leidnud selle noise gate'ile sükest parajat seadistust ja lisaks ühte podcasti, mis ma käisin sellega seadistamas ja pärast ütlesin need faile, siis tegelikult ühe inimese hääl oligi natukene osaliselt ära rikutud tänu sellele, et kõik tema, mis ta alustas, need fraasid, mida ta hakkas rääkima, kõik need algused olid nagu natukene ära söödud. Nii, Aural Exciter, see teeb neid kõrgeid natuke teravamaks ja Big Bottom rõhutab siis sükse jämeda raadiohääle omadust, raadiohääle kõla tekitab, aga minu arust seda pole vaja, mulle meeldib seda arvutis palju rohkem teha. Siin on viimane nupp veel, see võtab siis kõik efektid maha ühe korraga. Nii, ja nüüd on level. Tegelikult nüüd te näete, et siin on rohelised jooned ja siin see minu jutt vilgub, et siin on 20, nüüd kui inimese jutt on alla selle, siis tuleb vajutada plussmärki ja kui on liiga üle selle, siis tuleb vajutada miinusmärki. Nii et tema hääl tuleb, iga inimese hääl tuleb eelnevalt paika panna, tuleb paluda rääkida, ütle, kui Arno isaga koolimajadus olid tunnid ala, nüüd ta peab selle juttu ütlema samasuguse hääle, nagu ta tavaliselt räägib, nii et see on nüüd selline lihtne rutiin, aga see tuleb paika panna, kui kõik hääled on paigas, siis see pult töötab ideaalselt, siit sa saad nagu veel tuunida,
muuta, kas siis natuke valjemaks, natuke vaiksemaks, siin on olemas need näidikud, see valge joonekene on siin siis see, mis näitab nüüd seda sellist, et kuhu maani umbes see heli peaks minema ja näete, minu heli ongi umbes siin valge joone juures. Nüüd, kui me tahame nagu vaadata seda, et kuidas siis lasta MP3 siit puldist välja, siis kohe vaatame, kuidas see oligi. Siis tegelikult siin puldil on mitu võimalust. Üks võimalus on see, et saab lasta eraldi ridadena audio, multitrack, näete, saab lasta eraldi ridadena ja mikro SD-kaardile, minul läheb praegu eraldi ridadena, aga ka kui lasta eraldi ridadena mikro SD-kaardile, siis iga see heliefekt ja kõik need teised rääkijad, siin oleks eraldi read, aga seal samas komplektis on ka see kokkumiks. Ja see ongi tegelikult see, aga siit saab panna ka see, et ta ei tee mingid eraldi ridu, ta teebki ainult ühe stereofaili ja siit saab, praegu ma seda ei saa näidata, sellepärast ma hetkel nagu salvestan, siit saab määrata siis, et sa saad eksportida siit seda ja mille jaoks sa saad eksportida, kas sul on Anchori hosting või on sul mingisugune SoundCloud või on sul mingisugune teine hosting, nii et siis ta teeb MP3 faili, mis on juba valmis nende settingutega. Fantastiline, eks ole. See muidugi tähendab seda, et sa saate salvestamisel ei tohi ühtegi viga teha ja kui näiteks keegi kusagil hakkab midagi rääkima või köatama või midagi, siis sa pead kohe oskama reageerida. Ja muidugi sa pead kõik asjad alati õigesti paika panema. Ei tohi teha niimoodi, et oi, läks kogemata. Või ütleme, et siuke asi nagu rikub saate ära, sa pead ikka lõikama seda. Nii et kui sa tahad niimoodi, et sa teed saadet, lased siit ainult MP3 faili välja, siis sa pead seda pulti niivõrd hästi tundma, et kõik õnnestub. Aga see on täiesti võimalik, see pult on selle jaoks ette nähtud. Aitäh sulle, tore, et sa kuulasid, ma loodan, et sa said siit targemaks, kui tekkis mingi küsimus, siis kindlasti helista, kirjuta ja joonista mulle.